enamasti õpetatakse põhikoolist alates, kuidas nurkasid mõõta kraadides ja me teame, et ringis on 360 kraadi. Aga ühikute süsteemis ehk siis selles nii-öelda rahvusvahelises standardühikute süsteemis kasutatakse hoopis sellist mõõtühikut nurga jaoks nagu radiaan. Ja seda defineeritakse niimoodi, et kui sul on ringil raadius, siis sama pikkus, mis raadius on, selle ringjoone kaarel vastab siis ühele radiaanile, ehk siis siin on nurk, ütleme, et nurk alfa on siis 1 radiaan. Ja harilikult, kui kirjutatakse radiaane, siis üldse seda raad ei kirjutata. Ehk siis kui sa näed, et nurka on tähistatud ilma, et oleks kasutatud kraadimärki, üldse midagi lõpus ei ole, siis see tõenäoliselt on radiaanides see nurk. Ja kui võtta terve see ringjoon, siis sellele mahub 2 pi raadiust. Pi on teatavasti on ju 3,14 blablabla ja siis 2 korda nii palju raadiuseid mahub ühele ringjoonele. Ehk siis ütleme, et kui raadius on näiteks 1, siis mahub mingi 6,28 midagi raadiust sellele ringjoonele. Aga kui niimoodi mõelda, siis me saame ju kirjutada, et 2 pi radiaani, sellepärast, et kui meil on 2 pi raadiust ringjoonel ja enne oli see, et 1 raadius vastab siis ühele radiaanile, siis ometigi 2 pi raadiust vastab järelikult 2 pi radiaanile. Ehk siis ühes ringis terve see nurk, see 360 kraadi, mis meil oli, on ju tavalistes kraadides, mida me oleme harjunud kasutama, on 2 pi radiaani. Mis siis, ja nüüd, kui me tahame näiteks arvutada välja, kui palju on mingid muud nurgad radiaanides, siis mis me saame teha on, me saame näiteks siin jagada 2, ja me saame, et 180 kraadi on 1 pi radiaani. Või siis võib lihtsalt kirjutada pi radiaani, tavaliselt seda ühte kordajana ette ei kirjutata. Ja nüüd, kui meil on vaja nüüd neid, ma kirjutan siia ülesse, 180 kraadi võrdub pi radiaani. Nüüd, kui meil on vaja seda kraade või siis ka radiaane teha vastavalt radiaanideks või kraadideks, siis mis me teeme? Me kasutame võrdepõhiomadust, mõni ütleb selle kohta ristkorrutist, see tegelikult ei ole ristkorrutis, see on võrdepõhiomadus, sest muidu matemaatikaõpetaja kuskil maailmas ilmub ja tuleb kallale, kui muud moodi öelda. Aga põhimõtteliselt, kuidas seda tehakse? Ma panen siia üles nurka selle kirja ja kustutan mõjalt ära nii. 180 kraadi on pi radiaani. Ja siis, mis me teeme põhimõtteliselt on see, et aga nüüd meil on vaja teada, palju 360 kraadi on radiaanides. Ehk siis me nüüd otsime siit tundmatut x radiaani. Ja kuidas me seda teeme? On see, et me korrutame omavahel need ja siis me jagame sellega. Ehk siis me saame kirjutada niimoodi, et x võrdub 360 kraadi korrutada siis pi radiaani. Ma ei hakka praegu kirjutama sinna radiaan lõppu, RAD lõppu, sellepärast, et harilikult seda ei tehta. Ja siis me jagame 180 kraadiga. Ja mis me siit tuvastame? On ju see, et 160 jagatud 180-ga, see on ju 2. Ja siis 2, nii, siit ma taandan, siit me saime 2. Ja siis 2 korrutada pi, see on 2 pi. Ja kui sa tahad, sa võid radiaaniga kirjutada, kuigi harilikult seda ei tehta. Ehk siis see on see meetod, kuidas seda teha. Ma nüüd muudan siit selle ära
teeme mingi muu näite, sellepärast et näiteks teeme 10 kraadi, sellepärast et 180 me juba teame. Ehk siis jälle me teeme täpselt sama asja, et meil on nii 10 kraadi ja siis sellele vastab mingisugune radiaanide hulk, mida me ei tea, ja siis me arvutame seda niimoodi, et x võrdub, kõigepealt korrutame omavahel selle diagonaali, ehk siis 10 kraadi korrutada piiga, pi radiaaniga siis, aga jällegi ma ei kirjuta radiaan sinna lõppu, sest see ei ole harilik, ja jagatud 180-ga. Ja mis me siit saame on ju, me saame taandada. Mis me saame taandada on see, et siia alla, siia üles jääb 1 on ju, ja alla jääb 18 kraadi. Ja need kraadid ka taanduvad oma vahel ära. Ja mis me saame on 1 pi 18 või siis kirjutatakse lihtsalt pi 18. Ja see on see, kuidas neid kraade teha radiaanideks ja põhimõtteliselt lihtsalt kasutad seda võrdepõhiomadust. Aga nüüd, kui meil on olukord, kus me teame radiaane, aga me ei tea kraade, siis mis me teeme? Sama asja, aga põhimõtteliselt vastupidi. Ehk siis me teame radiaane, aga me ei tea kraade. Ehk siis, kuidas me nüüd toimetame, on väga analoogne. Kõigepealt korrutame selle diagonaali oma vahel ja siis jagame selle ülejäänuga. Ehk siis meil tuleb 180 kraadi korrutada 1,5 piid radiaani jagatud siis piiga. Ehk siis pi radiaaniga. Mis siit tuleb, on see, et kui me vaatame, siin on 2 piid on ju, saame neid ära taandada. Ja siis meil on 180 korrutada 1,5, ehk siis see on 270 on ju, 270. Ja siis see kraadi märk jääb alles, nii et kraadi. Ja kui me teeme nüüd selle kõige viimase näite, siis me paneme lihtsalt selle 1,5 asemele 4. Jällegi korrutame 180 4 piiga ja siis jagame sellega, mis üle jäi, ehk siis piiga. Ja siis x võrdub 180 kraadi jagatud piiga ja korrutatud 4 pi radiaaniga. Mis siit tuleb, on jälle see, et me saame taandada ära need piid, selle ja selle. Ja mis me saame, 180 korda 4 on 720, jah, 720 kraadi. Ja mis me siit näeme, on ka see, et nurgad saavad ju olla ometigi suuremad kui 360 kraadi. 360 kraadi on lihtsalt ringjoon, aga mis on see definitsioon, kust me saame radiaani selle kui nurga mõõtühiku. Aga tegelikult sul võib olla ju ka nurk, mis on 1453 ühikut, näiteks seda kraadi suur või mida iganes. Ehk siis radiaanid on lihtsalt asi, mida nüüd tõenäoliselt hakatakse rohkem kasutama. Need mingis mõttes on lihtsamad, alguses kindlasti on võõrastav, aga kui sa ei saa üldse aru, mis radiaaniga on tegemist või kui suur see nurk siis on, siis sa saad alati tegelikult teha kraadideks ja vaadata. Kuigi ma soovitan proovida hakata radiaane nagu kasutama ka kogu aeg, et mitte, et sa teed kogu aeg kraadideks ümber, sellepärast, et seda läheb sul tulevikus lihtsalt nii palju rohkem vaja, eriti kui sa teed riigieksamit. Riigieksamil on väga palju kasutatud just nimelt radiaane ja kraade vähem, nii et sellest on palju abi, kui sa praegu hakkad sellega juba tegelema, et on ebamugav küll, aga radiaanid on lõpuks kasulikumad kui kraadid, sest kraade sa juba oskad. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.